ja siin paneelis ma ei saa öelda, et kõik on väga pikaajalise ettevõtluskogemusega, aga enamus on küll. Ja meil ongi see mõte juba eelmisest aastast, kus me jõudnud eelmisel konverentsil teoks teha seda, et tänada ja kiita need pikka aega ettevõtluses vastu pidanud naisi, siis mõtlesime, et tänavu juba siis teeme selle sammu ja näitame neid, kes on jaksanud vastu pidada ja vaatame, mis neil on öelda ja mis kogemus nendel selja taga on ja võib-olla ka, mis on ees. Et teeme kõigepealt niisuguse rohkem isiklikuma tutvustusringi, et hakkame siit peale ja siis kõigepealt mõni sõna sellest, et kust pärit, mis taustaharidus ja kuidas, kui kellelgi on soovi, võib natukene avada ka pereelu, et kuidas see on kulgenud, kes ei soovi. Vaba vastustes on täiesti vaba valik, aga teeme selle esimese ringi ära ja siis teises ringis me juba tutvustame ka seda, millega praegu tegeleme, mis firma, mis toode, teenus, mis meil on. Tere, nimi Kaja Hinsalu. Ettevõtja sai minust päeval, kui tuli Eesti Kroon. Sellel hetkel oli minul meditsiiniharidus, elu jooksul olen siis omandanud erinevaid erialasid, aga kõrghariduse sain Tallinna Ülikoolis turunduses ja reklaamis ja nende aastate hulka on siis mitmete ettevõtete rajamine nagu kuulunud. Ja see kogemus on see, mida ma siis täna hea meelega siin teiega jagan. Ja me olime Sirje Küttis. Ma olen ikka veel abielus õnnelikult, sest mu mees on ka ettevõtja. Et mul on 2 last ja 5 lapselast, 4 poissi ja üks väike tütreke saab varsti 2-aastaseks. Olen lõpetanud reaalkoolid, mis sel ajal küll oli teine keskkool ja kõrghariduse sain Tartu Ülikoolis rahanduse krediidi erialal. Ma ei tea, mis veel pidi ütlema, enam-vähem kõik jah, et oli ja erialad selleks tänapäeva minekuks, ma arvan. Noh, veidi ikka jah, mingi see oli vähe erinev majandus. Mida õpetati jah. Nii, Virve. Minu nimi on Virve Poom ja minu haridustee oli Tallinna Tehnikaülikool. Siis oli ta teine nimi veel ja nüüd on vist jälle uus nimi. Ja sellel erialal olen ka osaliselt töötanud ja siis hiljem erinevatel küll keskkonnaalal, meediaalal ja siis edasi turism ja ettevõtja. Ja peres on 3 last, kes on siis ka kõik usinad õppijad olnud. 2 on kaitsnud magistrikraadi, 1 doktori ja tegutsevad aktiivselt. Ja lapselapsi on 4 ja viimase vanusega nüüd Sirje lapselapsega võistleme. Minu oma on 1 kuud ja 1 aasta ja 3 kuud. Sul on vanem. Silva Tomingas ja põhiliselt suurema osa oma tööelust olen veetnud ettevõtjana. Alustasin 35-aastaselt. Ja minu taust on selline, et ma olin selleks ajaks töötanud 10 aastat Teaduste Akadeemias, natukene kooliharidusvõrgus ja olen hariduselt filoloog. Ja seega inspireeris mind just keelealaga edasi minema ja TEA on see firma, mille ma 88. aastal tõstke saalis käed, kes mäletavad aastat 88. Liisa taustaks, kes kohe ise mäletavad aastat 88, et mille ma 88. aastal asutasin. Ja siis firma läks pärast 2. TEA keeleõpetus, millega me alustasime. Sellest kasvas omakorda välja TEA kirjastus. Keeleõpetus jätkab ka praegu, vahepeal on
firmasid ostetud, müüdud ja lõpetatud, aga praegu jätkan ettevõtjana. Tere. Peres ütlen kohe ära selle põhimõtte. Lähisuhteid pean kõige olulisemateks. Ja see on kõigile noortele ettevõtjatele ka. Ma kohe tahtsin, kui ma mõtlesin täna, et tulen siia, mis ma ütlen. Kirjutage see endale kõik tulikirjas seina peale, vaadake seda seina iga päev. Lähisuhted ongi kõige tähtsamad. Kõige tähtsamad on need inimesed, kes on meie peres, meie lapsed, meie lapselapsed, meie emad, isad, õed, vennad. Ja me peame leidma ettevõtjatena aega nende jaoks ka. Kui me selle suudame saavutada, siis ma võin öelda, mul tuli see tarkus ka natuke hilja, aga ta on siiski tulnud. Kui me selle suudame saavutada, siis me võime olla õnnelikud. Tere, mina olen Signe Saara ja Arro Kaaber, 35 aastat juba. Kõige suuremaks saavutuseks selles elus pean ma emaks olemist oma 4 täiskasvanud lapsele ja 1 pisikesele 2-kuusele päkapikk poisile Gustavile vanaemaks olemist. Minust sai ettevõtja läbi juhuse, aga ma arvan, et me räägime sellest pikemalt. Ja mis tõi kaasa selle, et mul tuli mitmendat korda magistrantuuri astuda, et majandust hakata õppima. Enne seda tegutsesin psühholoogia valdkonnas ja tegelikult ettevõtjaks olemise ajal olen olnud hästi aktiivne ka ühiskondlikus tegevuses ehk lisaks oma ettevõttele juba 20. aastat olen vedanud 8 aastat üle-eestilist maaturismi ettevõtjate katusorganisatsiooni Eesti Maaturism, olles seal nõukogu esimees ja 7. aastat kuulun siis Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsiooni volikogusse ja minu vastutusalad on maaettevõtlus, kuna ma olen ise maalt ja naisettevõtlus ja minu ettevõte tegutseb 2 suunal, üks on siis maaturism ja teine on põllumajandustootmine, nii et kasvatan tõulambaid. Jõuame. Nii. Tere päevast ka minu poolt. Minu nimi on Ene Tammsaar ja töötan ma ettevõttes BioCC, mis on biokompetentsikeskus. Pärit ise ma olen Võrust lõpetanud Võru Reinhold Kreutzwaldi 1. keskkooli ja kuna ma mängisin võrkpalli, olen mänginud Eesti rahvuskoondises mitmekordne Eesti meister, noortemeister võrkpallis, siis oli juba teada, et minu tee tuleb Võrust kindlasti Tallinnasse, kuna koondis harjutas Tallinnas. Lõpetasin ma Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskonna ja hariduselt olen ma tehnoloogiainsener. Oma ülikooli aastatel käisin ma praktikal Tallinna piimatööstuses ja kõik suved olin seal, nii et ma võin öelda, et alates 1974 olen ma seotud piimandusega, toiduainete tööstusega ja peale ülikooli lõpetamist või Tehnikaülikooli lõpetamist asusin ma tööle siis Tallinna piimakombinaati. Minu peres on 2 last, poiss ja tüdruk, mõlemad on elus väga hästi hakkama saavad inimesed ja 3 lapselapst. Ja loomulikult abikaasa, kes on see, kes mind igati toetab, nii et kodus on mul selline väga-väga tugev tugi. Nii, aitäh. Ja on esimene ring möödas ja nüüd lähme ikkagi selle juurde, mis te poolenisti võib-olla juba poetasite, et kuidas te siis selle praeguse ettevõtluse juurde jõudsite, öelge, mida teie firma teeb, teenust, toodet, mis iganes ja kuidas see viimane tuli. Võib-olla mõnel see viimane olnud ka esimene, et on nii ja naa. Võtame siis veel kord sedapidi ringi. Täna ma siis tegutsen ettevõttes, ettevõte on selle kohta natuke veider öelda, aga seda ta on ikkagi oma vormilt, et DSF sõltuvusravikliinik. Meie klientideks, patsientideks on siis alkoholi, narko ja ravimisõltlased ja oleme siis selles suhtes puhtalt nagu eraettevõte, et ei tegutse riigi toel.
ja olen siis ise selle kliiniku asutaja ja miks ma seda teen? See on minu missioon täna selles elus, ütleks ma nii, aga ma olen teinud väga erinevaid asju, et ma olen tõesti olnud ettevõtja läbi aastate ja kõiki neid ettevõtmisi, ma võib-olla mitte päris kõiki, ma ütleks minu edukaid ettevõtmisi, iseloomustab see, et miks ma seda olen teinud. Et see on olnud ja on mulle nagu väga oluline teema, mida ma siis selle teenuse või toote pakkumisega inimestele nagu pakub. Nii et oli tunda, et selle teenuse järele on sügav vajadus ja või ei saa öelda päris nii. See on minu jaoks väga isiklik teema, kus ma olen vabatahtlikuna töötanud selles valdkonnas aastaid ja saabus lihtsalt see aeg, kus oli vaja astuda sammi edasi, et minna sellest siis ka veel nagu professionaalsemaks ja pakkuda seda teenust nagu laiemale sihtgrupile. Et jah, see võib-olla nii palju inimesi, kes veel tahavad sõna, see oleks pikem teema, aga mida on? Läheme edasi. Siri. Jah, et taust siis kuulsite, on mul niisugune väga kahe alaga maas, selline majandus, rahandus ja pangandus. Ja kui need uued tuuled puhuma hakkasid, siis mul on selline tunne, et elu pakub sulle, võib-olla sa märkad neid, võib-olla sa ei märka neid võimalusi ja see on juba nagu sinu teha, et kas sa siis selle võimaluse realiseerid või astud sellest üle või mööda. Et minu tehti ettepanek ühte esimesest sellise ühisettevõttesse finantsdirektoriks tulla ja kuigi ma ei teadnud sellest ööd ega mütsi, ütleme niimoodi, ei teadnud ka meie seadusandjad suurt midagi sellest ja meie just tekkinud pangad, et kuna tegevusvaldkond oli tüüpiliselt sellel ajale vahendustegevus põhiliselt, natuke ka tootmist, siis oli täiesti tavapärane, et pooled tööpäevadest tuli istuda kas kuskil ministeeriumis või siis pangas ja koos õppida näiteks, mis asi on akreditiiv ja milleks seda vaja läheb veel. Et selles mõttes oli niisugune huvitav aeg. Ja kuna seal tekkis üsna palju niisuguseid kontakte ja selliseid suhteid välisfirmadega, siis lihtsalt elust enesest tuli nagu vajadus hakata nendele nagu nii-öelda teenust pakkuma, ehk siis selliseid bürooteenuseid. Sel ajal oli veel faks, et mõnel oli vaja, mõni tahtis kohe lausa firmat luua, aga tuli siia keskkonda ja tahtis võib-olla tõesti, et kus oma mingit infot koguda või mõnda sellist väiksemat teenust, sekretäri või raamatupidamist, midagi sellist. Ehk siis sai sellega tegeletud ja siis loomulikult oli siis juba firmade asutamisi ja kõik ja nii edasi, aga minu tütar tantsis sel ajal peotantsu ja ta oli saanud omale kirjasõbra, juba oli esimesed võistlused Soome ja Eesti vahel olnud. Ja kui ma olin ühel nõupidamisel Helsingis, siis tema sõbranna ema helistas mulle ja ütles, et järsku me saaksime kokku. No mis ikka, isaka inimesed ütlesin, hea küll, järgmine päev pidin ka siin olema. Saime kokku ja tema oli siis ühe niisuguse põneva ettevõtmisega seotud, see oli värvide ja stiili analüüsiga, mis ei olnud muidugi majandusega mingit pistmist, aga ma lasin ennast analüüsida seal ja sain teada, kes ma kõik olen ja mis värve ma pean kasutama. Aga tema oli ikkagi nagu, ütleme, tema oli kapitalistlikus keskkonnas juba kasvanud ja tema turundust juba teadis ja oskas mulle niimoodi selle hästi selle maha müüa selle idee, et päeva lõpuks või ehk õhtu lõpuks ma olin ilusti rahulikult lepingule alla kirjutanud ja see lepingu, see maksumus, mida ma siis pidin maksma, siis praeguses vääringuse mõeldi, et no so what, eks ju, see oli $595, aga tol ajal see raha väärtus muutus, võiks öelda tundides, siis ma tean täpselt, ma mäletan, et selle raha eest oleks saanud köögimööblit täiskomplekti.
aga nii nagu siin paljud on juba eelnevalt rääkinud, kes alustasid suhteliselt varakult, et siis minu firma on ka loodud 92 varakevadel ja kui ma läksin siis nii-öelda sinna Soome siis koolitusele, kuidas kõiki neid värve ja stiile siis teistele edasi anda ja õpetada, siis oli just rahareform, see juunikuus just need päevad. Ja ma tulin tagasi, siis ma mõtlesin küll, et no ma ei tea, see investeering on nüüd küll, ma ei tea, missuguse aja jaoks, aga igal juhul, et ei ole mõtet isegi katsetada. Ja jätkasin oma vana tegevusega, aga sügisel hakkas süda valutama. Aga nii palju raha on ikka sinna alla pandud, et peaks ikka midagi tegema hakata. Ja siis ma otsisin võimalusi, kus nendest asjadest rääkida ja käisin aga nii-öelda ühelt kursuselt ja niisugused koolituselt teisele ja nii see asi läks ja see, kuna see pinnas oli nii hea, et keegi ju midagi ei teadnud sellest nendest asjadest, meil ei olnud veel nii palju seda infot ega seda kogemust, siis hakkas jube hästi minema, ütleme niimoodi. Ja läheb ikka seesama järg nagu... Jah, täiendustega. Ja lisandustega. Ja mis lisaks on tulnud? No lisaks on tulnud palju asju, et ütleme, kui... Ma tea, see läheb nii pikaks üldiselt. Palju asju on tulnud. Kas võib küsida ettevõtte nime? Ja Kersi stiilistuudio. Olete kõik oodatud, Iva ja 40. Ja tervisesalon Yin Yang. No, Virve. Iseseisvuse algusaegadel, kõigepealt ma töötasin Varumisministeeriumi arvutuskeskuses erialaliselt. Siis oli vahepeal lapsepuhkus ja peale seda uuesti tööle minek ja siis mind kutsuti ajutiselt läksin siis sõbrannale ühte meediafirmasse appi 4 kuuks. Jäin sinna 5 aastaks. See oli majandusnädalaleht, kaubaleht, mida enam ei ilmu. Aga oli väga hea leht, ma mäletan. Samas majas. Jah, samas majas. See oli ka koos isegi seal. Ja vahepeal olin ka selles eelmises majas nii-öelda plaanikomitee arvutuskeskuses. Kuna mu eriala oli arvutustehnika, mida ma õppisin Tehnikaülikoolis. Ja siis kaubaleht 5 aastat ja ta lõpetas. Üks põhjus oli see, et Äripäev oli just enne tulnud, seal olid suured rootslaste rahad taga ja kaubalehel oli siis 2 omanikku, üks eestlane, teine soomlane, neil ei olnud sellist raha panna. Ja see sisuliselt ei jaksanud siin turul vastu pidada. Siis olin paar aastat Soome keskkonnafirmas, kes selle Eesti esinduses, kes siis projekteeris sel ajal Pärnu veepuhastusjaama, et see oli selline keskkonnateema. Siis olid kõik need veoveejaamad ja veepuhastusjaamad ja nii edasi, selline temaatika. Võib-olla mu noorem tütar võib-olla ka sellepärast valis keskkonna teema, et see oli võib-olla kuidagi peres aktuaalne. Ma ei ole küsinud käest seda. Ja siis need ühed asjad jälle lõppesid ja siis oli vaja midagi teha. Ma ühe väikse firma tegin juba enne. Aga siis 99. aastal siis ma otsustasin teha reisifirma. Ja mingisugune reisi korraldamise kogemus oli sellest, et ma juhtisin 11 aastat sellist MTÜ-d nagu Tallinna orienteerumisneljapäevad. Ja olen, ma ei tea, 30 aastat, 40 aastat orienteerumissporti teinud. Ja sellega me käisime Põhjamaades võistlustel. Soomlased, rootslased käisid siin. Ja siis ma aitasin ja korraldasin neid reise. Nii siin nende vastuvõtuks kui ka siis meie seltskonnaga võistlusreisidel Rootsis, Soomes ja mujal. Et siis sealt selline reisikihk ja muidugi endal ka selline huvi maailma vastu. Jah, sest ma arvan, et sellel põlvkonnal, kes siin vanemad natuke on, et neil kõigil oli väga suur huvi reisima minna.
on kindlasti praegu, aga see on nagu teistmoodi. ja siis ma valisin sellise niši toote, aiandusreisid. see on tõesti selline väikene nii-öelda nišš, et ei mitte nagu suur ja väga palju inimesi, vaid see ongi suunatud nendele nii-öelda aiandusse haigestunud inimestele. see pidi olema ravimatu haigus. Astellaria reisibüroo, aiandusreisid Euroopas põhiliselt ja Eestis muidugi. kus maadel te olete ära käinud, te olete palju käinud ühtedel ja samadel maadel ka, aga mis maade ring hästi kiiresti? no 18 Eesti Euroopa riiki. ma ei hakka lugema, seal on nagu mõned ainult jäävad ära ja kõige rohkem muidugi Inglismaal. aianduse hällis mõnes mõttes. ja noh, sellised kuninganna-aeda ja Sandra Grammi ja olla seal ruumis, kus siis nad iga-aastast jõulupilti teevad oma perega ja siis nüüd järgmisel suvel on plaanis minna Balmorali. Prince Charlesi juurde veel ei ole jõudnud. Okei, aitäh. Nii, edasi. Vastupidiselt proua Poomile, kui ma alustasin 88, siis ma ei võtnud ühtegi pisikest segmenti, sest mul ei olnud üldse vaja pisikest segmenti võtta. Siis oli Eesti NSV meil ja võõrkeeli õpiti nii, et enamikus koolides õpetati selliselt, et loeme ja tõlgime. Ja see ei olnud aktiivne. Ja need inimesed, kes olid ka läbinud keskkooli, tegelikult absoluutselt võõrkeelt ei osanud, kui nad polnud erikoolis käinud. Ja parasjagu 77 esimesed kooperatiivid alustasid, aga need ei olnud iseseisvad kooperatiivid, et nooremad siin teaksid. Need olid mingi riigiasutuse juurde loodud kooperatiivid ja ühte sellisesse kooperatiivi kutsuti mindki ette õpetama. Kuigi ma olin tööl Teaduste Akadeemias, nüüd see keele asi hästi palju, see õpetamise asi tähendab, oli mind hästi palju alati puudutanud ja mulle meeldis jubedalt õpetada. Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kui ma läheks ikka prooviksin välismaalastele eesti keelt õpetada. Aga alguses sattusid mulle kohe nõukogude rahvad, rühmas oli 15 inimest ja 15 rahvust. Ja sealt siis edasi tuli ka üks, kes tahtis individuaalõpet. Ja kui oli paar nädalat ma olin seda meest õpetanud, ütleb ta mulle, et kuulge, aga öelge, et miks te ise kooperatiivi ei tee. Ma ütlesin, et mul ei ole sellist, ma Teaduste Akadeemia juurde ei tahtnud nagu teha, et mul ei ole sellist asutust. Ja niipea kui oli võimalik nagu iseseisev kooperatiiv luua juulis 88. 2 nädalat peale siis seda seaduse vastu võtmist, siis ma lõin kooperatiivtea. Ja me võtsime ette kohe suurelt, aga ma ei alustanud rindees algus üldse, vaid ma lõin selle meeskonna 4 kuud, mitte küll 4 aastat, nii nagu Truuvärk valmistas ette, eks ju, 4 aastat oma värki. Maailmavärki, no maailmavärk ongi suurem. Siis 4 kuud ma valmistasin ette, ma otsisin kõige paremad metoodikud, õpetajad, tegime materjalid. No kirjutusmasinat ei tohtinudki tavalisel inimesel eriti olla, on ju, ja paljundada üldse mitte midagi ei tohtinud sellel ajal. Kõik see oli äärmiselt keeruline, natuke sai seadust rikutud ja seda teist. Aga lõppkokkuvõttes tegime õppematerjalid valmis ja ma paar päeva tagasi leidsin need esimesed sõnastikud üles, sealt kasvas välja kirjastus ja siis mina võtsin enda missiooniks õpetada Eesti inimestele võõrkeeled selgeks. Esimese 15 aastaga oli meil 20 000 inimest õppinud ja täna on sellest peakeeltekoolist küll palju pisem nüüd saanud enam, sest enamik juba oskab rääkida, kui ta koolist tuleb. Kõik on muutunud, aga sealt kasvas välja siis ka kirjastus.
mis läks oma esialgsetest mõeldud raamidest, see oli keel, oli mõeldud mul. See läks kaugele välja ja läks ta välja ka maailma, sellepärast ma nägin kohe seda Vene turgu. Venemaal oli meil 90ndatel aastatel kuni musta teisipäevani või esmaspäevani või mis iganes päev neil oli. 98. aastal oli meil ka oma esindus, oma meeskond. Seal trükkisime, seal ja müüsime ja esimesed miljonid sai kindlasti nagu seal tehtud. Ja saime enne täpselt sealt minema, nädal enne või poolteist nädalat enne minema, kui krahh oli. Et tänaseks on minul endal selline kogemus, et ma olen loonud mitu firmat. Ma olen ühe firma ostnud, ühe firma müünud, ühe firma likvideerinud, ühe firmaga praegu töötan ja see on keeleõpetus ja ühele firmale andnud pankrotiavalduse sellel suvel, see on teakirjastus. Et see on praegu see taust ja ma olen positiivne ja ütlen teile nii, kui teil on visioon, te teate, mida te tahate, siis teostage see ära. Absoluutselt, ja. Ehk siis Signe Saar-Harro jätkuvalt ja Pilguse mõis Saaremaalt. On keegi käinud Pilguse mõisas? On. Et nii nagu ma ütlesin, et ettevõte tegutseb kahel suunal. Üks on siis turismisuund ja teine on siis tõulammaste kasvatamine. Ja tegutsen mõlemas vallas ka eksportturgudel. Ja üks, mis on siis seotud selle maaturismi ettevõtlusega, tegelikult on hästi oluline, sest vaadake, me võime panga või tootmise viia Eestist, ma ei tea, Saabassaartele või Tai Kuningriiki või kuhu iganes. Aga turism kui üks ekspordiartikleid saab ikkagi toimida ainult siin Eestis. Ja mida kõrgemal ja mida paremini me seda lippu seal Vardas hoiame, seda rohkem on meil külastajaid. Aga kuidas minust ettevõtja sai? Läbi selle, et minu mees on püüdnud pikka aega olla mitte ainult pea, vaid ka kael. Ja aastal 2000, kui mina olin lõpetanud just masteri neurolingvistilises programmeerimises ja olin alustanud oma kursuse kaaslasega siis Leina filosoofia alast nõustamisraamatut peredele. Üks raamat siis suunatud lastele, kes kaotavad surma läbi oma vanema või vanemad ja teine siis suunatud peredele, kes kaotavad surma läbi oma lapse. Ja muide neid kahte raamatut kasutavad meditsiini ja sotsiaaltööd õpetavad kõrgkoolid ka tänase päevani, nii et mul on hea meel, et see on läinud nii nagu vajalikku kohta. Sest selle ligimese armastusega on nagu on. Aga aastal 2000 veebruar tuli mul abikaasa koju ja ütles, et ma ostsin Saaremaal ühe maatüki. Ja kui me läksime sinna 6 aega hiljem vaatama ja me sinna mõisapargi all seisma jäime ja ma autost välja astusin, siis ma hakkasin nutma, ütlesin, et püha jumal, mis sa meie rahaga teinud oled. Ja aga enne seda veel, kui ta mulle ütles kodus, et ta ostis maatüki, siis ma mõtlesin, et jess, jube äge, et 4 last on, tähendab peres kasvamas. Ja koolist oli pikk puhkus ja õppejõul, aga ma tegelikult jätsin ütlema, et ma tänasel päeval ka 3 koolis, sealhulgas siis ülikoolis õpetan tudengeid ehk püüan vormida väärilist vahetust nii spetsialisti tasandil, aga ka siis neid, kes on juba tänasel päeval ettevõtjad ja et nad teeksid seda paremini. Ja siis ma ütlesin talle, et jah, et tore, teeme Palkidest suvekodu. Tema ütles, et see nii lihtne ei ole, et seal on mõned vanad hooned peal. Ja mina lihtsalt oma naiseliku loogikaga kujutasin kogu protsessi ühe faasi ettepoole, kõigepealt buldooseriga siledaks ja ikka Palkidest suvekodu. Ja siis ta ütles, et see nii lihtne ei ole, et tegemist on vana mõisakompleksiga. Muide, Pilguse mõis on ajaloost tuntud kui Antarktika avastaja Bellingshauseni lapsepõlvekodu. Nii et tulge sama õhku hingama. Ja siis, kui me kohale sõitsime, tõesti see oli nii õudne, aga see suvekodu sinna sai, ehk me renoveerisime ära Karja kastelli põhjatiiva, aga kuna sõpru, sugulasi, tuttavaid hakkas nii palju käima, et kõik tahtsid meiega ja Bellingshauseni mälestusega sama õhku hingata, siis
siis tekkiski mõte, et renoveerida siis kogu see karjakastell ja tänaseks päevaks on meil siis 60 majutuskohta ehk esimesed külalised tulid siis juba 2000 suvel, jah. Siis külaliste maja veel ei olnud, et käis nii-öelda telklaager. Aga elu käis nagu koduelu üle ääre kogu aeg. Ja nii ta läks, aga kuna mina ei teadnud ettevõtlusest ega majandusest midagi, siis mul ei olnud valikut, ma pidin uuesti minema ülikooli, aga siis juba majandust õppima, nii et ma olen ehe näide sellest, et elus ei ole kahte asja mitte kunagi, mitte hilja teha. Need on õppida ja armastada, sünnist surmani. Ja olen seda ka püüdnud oma lastes arendada. Aga ettevõte tänasel päeval jah, tegeleb siis nii ärikliendi kui ka puhkekülastajaga. Pakume täislahendusi sündmuskorralduses, toitlustus, majutus, erinevad aktiivse puhkuse võimalused, konverentsi, seminari korraldused ja põllumajandussuunal siis on... Lambad ikka kaasa. Ja me oleme tegelikult meedia ühendanud kasulikuga ehk näiteks kui toimuvad mõisas pulmad ja pruut soovib loobuda oma neiupõlve nimest, siis ma küpsetan mõisaahjus suure leiva. Sinna saab peale kirjutatud siis pruudi neiupõlve nimi ja noorpaar söödab siis seda pärast nii-öelda ametlikku ühteheitmist meie lammastele. Et tegelikult ka see sama, nagu jalajälg või see roheline mõtteviis, et see on minu jaoks olnud, see on nii oluline, eks ju, et 24/7 on see minu jaoks tähtis. Ja ma mäletan seda, et kui me alguses hakkasime rajama endale ka biopuhastit, lisaks puurkaevule, kus sa seal äärealal ikka ette võtad muidu. Ja siis kui ma läksin eskiisprojektiga Kuressaarde ametnike juurde, siis ma üsna ruttu kuulsin, et Saaremaa on nii väike nagu konnatiik ju. Et need arrod on puhta hullud, et neil ei ole raha mujale panna kui maasse kaevata. Aga 2001 see biopuhasti valmis sai ja ma võin öelda seda, et see nii-öelda reovesi, mis tuleb siis köögiplokist, majutusest, laudast, mis suundub siis biopuhastisse ja sealt edasi loodusesse, et see loodusesse suunduv vesi on analüüside põhjal puhtam näiteks kui Tõrvalinna, ma loodan, et kedagi Tõrvast ei ole, kui Tõrvalinna joogivesi. Et selle kohta ma tahaks küll öelda, et tehke järgi. Ja spa jätsin ütlemata, et meil on täitsa ekstraordinaarne suitsusaun, siis Jaapani stiilis Ryokan soojaveetünn ja loomulikult laheäär on täis nii-öelda looduslikke allikaid. Nii et kui täiskuu ajal ja allikasse ennast kasta, siis enam vanemaks ei lähe. Mina olen ühtegi ettevõtet ei ole loonud, kuid ma olen töötanud ettevõtetesse ja peamiselt toiduainete tööstuses. Kuna ma töötasin piimatööstuses, hakkasin seal kohe algusest peale laboris töötama, lõpuks ma tõusin tootearendusjuhiks ja peale seda ma läksin Rapla piimatööstusse juhiks. Kui piimatööstustest sai nagu aeg täis, tööstus sai nagu selgeks, siis oli aeg mõelda midagi muud juba. Ja aastal 2005 hakatigi Eesti riik tegi suuri pingutusi, et panna koostöösse ettevõtjaid ja teadusasutusi. Seega ülikoolid ja ettevõtjad pidid hakkama koostöösse. Ja 2004 asutatigi siis tervisliku piima biotehnoloogia SII ja asusin selle juhiks. Esimesed aastad olid loomulikult väga rasked, sest teada on, et teadlased teevad oma tööd, ettevõtjad teevad oma tööd ja neid ühise laua taha saada on suhteliselt raske. Kuid olles päris suure karastuse saanud tööstuses, kus oli läbinud sisuliselt kõik tööstuses olevad etapid, ametikohad ja teades, mida ettevõtjad soovivad, oli mul see natukene nagu kergem teha, sest ma teadsin, mida ettevõtjad vajavad. Ja nii see BioSII tööle sai pandud, algul meil oli 4 inimest, praegu meil töötab üle 40 inimese. Teeme teadusarendustööd, töötan seal juhatuse liikmena ja ettevõtte juhina. Teeme teadusarendustööd alates loomade aretusest, söötmisest kuni tervislike toodeteni välja ja ka kliinilisi uuringuid. Mis tooted mida me võiksime teada? Ja sel aastal tõime me välja
esimese Eestis toodetud ja Eesti teadlaste leiutise. See on toidulisand südamesõber Tensia, südamesõber Indutia. Need on need toidulisandid, mis sisaldavad nagu meie teadlaste poolt avastatud kasulike omadustega piimhappebaktereid. Me oleme selle üle väga uhked, sest meil on kenasti see on meil müügil juba südameapteekides, apteekides ja liigume oma toodetega nagu edasi. Meie üheks loomulikult missiooniks on parandada inimeste tervist, toetada inimeste tervist, luues toidulisandeid, funktsionaalseid tooteid. Ja loomulikult kogu see teadus-arendustöö käib nagu kogu ahela ulatuses. Sel aastal on meil väga kena, me oleme saanud ka Tartu parima meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtja nimetuse. See on juba teine kord meil saada Tartusse. 2010 olime innovaatilisem, nüüd olime edukam 9200 ettevõtte hulgas. Ja paljud nagu Eestis ei märka Eesti teadlasi ja Eesti teadust. Tegelikult on Eestis väga tugevad teadlased, väga hästi tehtud teadus. Ja seda on eriti hinnatud väljaspoolt Eestit. Näiteks 2010 sai meie Tensia bakter, mis on ka südamejuustus ja harmonijuustus Soome kvaliteediühingu innovatsiooni peaauhinna, mille andis üle isiklikult president. Siis me oleme Soomest, Koreast, igalt poolt neid nagu saanud. Aitäh! Nii, kas on praegu mõned küsimused saalist? Palju enam ei saa. Tahab keegi küsida? Praegu ei oska küsida. Siis küsin ise või küsin seda, et milline on teil tipphetk siin? Eva Truuvert natukese aja eest rääkis oma ühest tipphetkest ettevõtlusperioodil. Aga nüüd, kes esimesena valmis on, et milline siiani on olnud, ma ei taha öelda, et see jääb nüüd siis tipphetkeks, elu on pikk ees. Aga milline on olnud see, jess, selle pärast tasus? Jah? Minu tipphetk vaieldamatult oli see, kui mu 2 lapselast tearaamatute järgi lugema õppisid. Ja miks ma üldse hakkasin lasteraamatuid tegema? Sellepärast, et kõik kirjastajad, ma olin sellega nagu arvestanud, et meie teeme keeleasja, teised teevad lastekirjandust. Ja nüüd see lastekirjandus nagu üldse ei tõmmanud sellel hetkel. Ja hakkan oma lastelastele otsima lugemiseks asju. Kõik näevad lihtsalt kohutavad välja sellel perioodil, sest kõik rääkisid, lastekirjandust ei tasu üldse toota. Ja siis ma küll mõtlesin ühel päeval, kui mu pisike lapselaps Anna ütles, et Silva, me oleme hästi head lapsed ja pärast sa näita meile pilte ka. Ja ma teadsin täpselt, et selles neetud raamatus oli üks ainuke pilt. Ja siis ma mõtlesin, et homme, kui ma tööle lähen, siis ma loon lastekirjanduse osakonna. Ja meil oli 1 lasteraamat enne välja antud ainult. Ja loon lastekirjanduse osakonna ja mõtlesin juba öösel selle välja, et ma panen 6 sarja korraga töösse ja päris väikestele, ma olen sellest siiamaani kinni pidanud, ei ole ühtegi lehekülge ilma pildita. Ja alustasimegi 6 sarjaga ja nägin oma silmaga, kui mu pisikesed lapselapsed hakkasid, üks hakkas teisele ette lugema, kes veel ka ei osanud õieti lugeda. Ütles, tahad, ma loen sulle ette. Ma kuulan kõrvalt, mõtlen, kas nüüd tõesti tulebki see, kas nüüd tõesti tulebki see ja tuligi. Nii, jah. Siis umbes 10 aastat möödas, kui mul tekkis idee tuua oma vanavanemate käsitöökunst uuel viisil rahvani. Ja sündis kaubamärk HIK, rahvusmustritega kinkekotid, ühekordsed nõud. Ja meie mõte oli disainer, siis kellega me seda koos planeerisime, et me teeme seda toodet nii, et me jääme ise
oma isikutega nagu varju. Tol ajal oli mul reklaamiagentuur ja ma tegin vastupidiselt sellele, mida ma õppisin ja mida ma teistele lõin, et katsuks teha nii, et see toode teeb ennast ise kuulsaks. Ja kui siis paar aastat hiljem kutsuti mind Äripäeva konverentsile esinema, rääkima siis sellest, kuidas väikeettevõtete teekonda jaekettidesse, rääkisin ma seal sellest, siis murdsin seda müüti, kuidas ma oma toodetega siis 5 kuuga suutsin sisse saada kõikidesse Eesti kaubanduskettidesse, alustades nii, et mul oli 5 ühe mustriga kinklukotti ja seda lugu käisin ma seal rääkimas ja kui ma seal Äripäeva konverentsil küsisin, et palju siin saalis on inimesi, kes seda toodet ei tunne ja 3 kätt tõusis, kes nägid seda esimest korda, siis ma tõesti tundsin seda, et ma olen suutnud, see toode on suutnud minna inimeste südamesse ja vist ma kohtan väga harva kedagi, kes ütleks, et ta kodus seda ei ole või ta ei ole seda välismaale minnes kaasa ostnud. Tutvudes võõraste inimestega nähes, muuseas üks kohtumine oli mõned päevad tagasi, kus niisuguse keskealise mehe silmad lähevad särama, kui ta räägib mingist kinkekotist. Mul on nii hea meel seda kuulda ja näha, et kui ma mõtlen, et kui palju rõõmu on jagatud läbi nende kottide ja sellega on kaasnenud. Ja Eesti tundmist ka. Minu esimene tipphetk oli aastal 2001, kui ma läksin esimest korda Helsingisse matkamessile ja ma sõlmisin seal diili Turu ülikooli ühe siis õppetooli mingisuguse vastutava töötajaga ehk iga aasta hakkasid käima Turu ülikoolist teadusuuringute rühmad ehk tudengid ja nende juhendajad ja nad käivad siiamaani, kuigi see proua Eija, kellega mina diili tegin, on ammu juba pensionil. Tegelikult ma pean ütlema, et ma olen selles mõttes jube rahul, et mul on tipphetki iga jumala aasta. Mul on praktikantidest järjekord ja ma olen nendele ka tänulik, sest et mul ei ole rohkem kokadiplomit kui see, et ma olen lõpetanud maailmakuulsa Jaapani koka Keiko Hayashi toidukooli, aga praktikantidelt õppisin ma esimestel aastatel selgeks maitse rohelise hakkimise ja kui täna searümp lauale visatakse, siis ei ole probleemi, poole tunniga on see kuubikuteks. Ja ehk see, et see 15 aastat, mis ma olen ka praktikabaas on ühelt poolt ma annan ja teiselt poolt ma saan. Ja viimane tipphetk oli mul ka läinud suvel, kus esimest korda tulid minu ettevõttesse stažeerima juba ka turismi erialasid õpetavate koolide õppejõud. Nii et see saamis- ja andmisrõõm, see on kõige olulisem. See peab koos käima. Absoluutselt. Nii. No minu jaoks ühed tipphetked on need, kui on meie ettevõtted autasustatud ja ettevõte on saanud väga kõrge tunnustuse osaliseks. Kuid vau-efekt oli see, kui me eelmine aasta 2017 korraga leidsime endale väga hea superkaubamärgi Nordwise. Väga hea. No kuni siin suurte sõnadeni on läinud, siis ma ütleks, et minu eesmärk on, et Astellaria reisibüroo muudaks Eestimaa kaunimaks. Nii et kui Eeva koristab nagu prahi ära, siis meie disainime siis lilledega ja puude ja põõsastega kõik ilusamaks. Ja kui nüüd võrrelda naabritega, siis ma kipun arvama, et meie aiad ongi päris head. Võib-olla paremad kui naaberriikide omad. Aga sellel on ka see taba, et need inimesed on käinud 20 aastat Euroopa parimates aegades. Ja nüüd see aasta 18 oligi mul 20 sooaeg. Ja no ma arvan, et 3-4 tuhat inimest on ehk käinud. Ja osa on nii hullud, et on käinud 8 korda näiteks Inglismaa reisil. Iga aasta, et nagu midagi jääb puudu, kui ei saa sellel suvel aiareisi teha. Aga nüüd, kui siin teised tegelevad väga globaalselt ja suured, siis ma olen teadlikult jäänud nii-öelda mikroettevõtteks.
vaata Truuverki poole praegu. Truuverki poole. aga mul on olnud Kaubalehes, ma olin juht, kus oli 35 inimest, kui on meediainimesed, kõik on isiksused suured nagu kunstnikud ja loomeinimesed ikka. see ei olnud väga kerge ja muidugi ka muu juhtimist, ütleme, kui seal neljapäevakutel, siis meid oli umbes 20-25 liikmeline tasuta tiim, kes tegi järjest iga aasta tasuta üritusi. korraldasime umbes 20 neljapäevakut, iga kord oli eri asutus korraldas või organisatsioon ja kõige rohkem inimesi oli ühel arku neljapäevakul 1400. et noh, see oli selline organiseerimistöö ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma selle firma teen, et siis ma teen selle väikse. ja tegelikult ongi olnud väike, 4 inimest on kõige rohkem olnud koos praktikantidega ja osa teenuseid olen sisse ostnud lihtsalt, et ma ei ole teadlikult seda laiendanud. nii, Sirje? jah, ma praegu mõtlesin selle peale, et mis see tipphetk siis olla võiks, et ma niimoodi ühte tipphetke nagu ei tahakski välja tuua, sellepärast et ma olen ikkagi naine ja mul on kõik emotsioonide peal, et mulle tundub, et need tipphetked tulevad siis, kui sa näed seda rahulolu. Et kui su töötajad on rahul, kui nad tulevad, sa ütlevad hea sõna, see on niisugune kirjeldamatu tunne, kes on ettevõtjad teavad. Aga võib-olla ma võtaks võib-olla tipphetke hoopis sellest vabatahtliku tööperioodist, et ma olen olnud ka pikka aega Eesti Ettevõtjate Naiste Assotsiatsiooni president ja selle sama organisatsioon, maailmaorganisatsiooni Euroopa Komitee liige. Ja ma arvan, see kogemus ja see tunne, mis me 2000. aastal siin Euroopa Kongressi väga paljud siin saalis viibijad võib-olla olid ka osalejate hulgas, kuidas me tõesti saime nagu nii-öelda täiesti vabatahtlikus korras nii suure ürituse tehtud ja nii heal tasemel ja me jäime veel nii suurde kasumisse, siis ma ja see tagasiside rahvusvaheliselt, et pärast seda ka käies ükskõik, kas ma ise käisin konverentsidel ja kongressidel maailma omadel või Euroopa omadel või keegi meie omades käis, siis veel siiamaani nad meenutavad seda 2000. aastat, ligi 20 aastat on möödas, et ma võib-olla tooksin selle esile.